Nii, võibki juba alustada või? Jah. Okei. Mina olen Terili ja mina olen Tote tantsukoolis balletiõpetaja ja samuti õpetan sellest aastast ka uut Heleroosade gruppi. Ja täna ma siis tahakski natuke rohkem rääkida balletist ja miks mina arvan isiklikult, et see on üks kõige ägedamaid asju ja miks sa võiksid ka balletitrennis käia. Üks vale arusaam, mis balleti puhul on nagu minu teada väga laialdaselt levinud, on see, et ballett on hästi kuiv võib-olla ja mõnikord ka nagu üksluine ja nõuab hästi suurt distsipliini ja et seal ei ole väga palju nagu toredaid osasid või selliseid väga nauditavaid osasid ja ma saan sellest kindlasti aru, aga tegelikult see ei ole päris tõsi, et kuigi balletil on kindlasti nagu sihuke kindel struktuur ja kui sa oled balletis käinud, siis sa tead, et seal tunnil tõesti on mingid kindlad harjutused, mida me kogu aeg teeme, siis sellegipoolest on seal päris palju nagu vahelduvust ka ning üks hetk, kui sa hakkad ise nagu tunnetama oma keha paremini ja mõistma, kuidas need asjad on omavahel nagu seotud, see muutub täiega huvitavaks nagu sulle endale. See on justkui sihuke mingi pusle kokkupanek, kus sa õpid oma keha nagu rohkem tundma ja saad ise ka paremini aru, kuidas sa saaksid oma keha kasutada ja kuidas sellel on võimalik nagu erinevalt viisi ka väljendada ennast. Ehk siis mida rohkem sa tegelikult tegeled balletiga, ma ütleks, seda huvitavamaks ta nagu muutub. Et ühe tunni põhjal võib-olla ongi sihuke põranda nühkimine ja konstantne nagu sihuke tugev hoiak ja et kus me nüüd siit edasi läheme, aga tegelikult on seal väga palju muud ka. Siis teine arusaam, mis võib-olla levib, on selline, et ballett võib tekitada väga palju vigastusi ja tegelikult ballett on hoopis vastupidi selle jaoks, et sa õpikski oma keha paremini kontrollima, see arendab suuri lihasgruppe kui ka väiksemaid lihasgruppe ja me üritame just ennetada seda, et sa tantsijana saaksid vigastusi. Sellepärast, et tavaliselt vigastused on ikkagi seotud rohkem sellega, kui sul on võib-olla natuke ebakorrektne tehnika või sa ei ole piisavalt treenitud, näiteks sageli ma näen väga nagu noori lapsi tegemas väga keerulisi või siukseid hüppeid, mida nad ei ole isegi valmis tegema ja siis ilmselgelt võivadki nagu juhtuda õnnetused, et balletis me üritame just seda ennetada ja aidata sul arendada oma keha vastavalt, et selliseid muresid ei tohiks tekkida. Võib-olla levib ka siukene arusaam, et kui ma ei ole varem balletiga tegelenud, siis ma ei saagi sellega tegeleda, ma ei võikski tulla balletitundi, et tegelikult see on samuti ju ikkagi mõeldud kõigile, et olenemata kogemusest, kas sul on olemas piisavalt nii-öelda painduvust või mingeid muid eeldusi, mis sa eeldad, et võiksid olla, siis see tund on arendav ja üritabki nagu vastavalt sinu tasemele ka kohanduda. Mina ka õpetajana üritan siis seda teha, et sa ikkagi tunneksid ennast tunnis mugavalt, saaksid vastavalt enda tasemele ja võimekusele areneda ja lõppkokkuvõttes on seal minu arust ainult kasulikku, mida endaga võtta ja sul tekibki see elastsus ja painduvus ja kõik muu asjad, mis sa võib-olla tunned, et praegu ei ole piisav, ainult juurde. Nii et kartma ei peaks. Mis ma arvan, et nagu noortel inimestel on üldse sageli levinud, on kõik see enda nii-öelda liigne analüüsimine ja sihuke võib-olla kriitiline meel ja võib tekkida ka tunne, et balletti teha sa pead ühte kindlat viisi välja nägema, kas siis oma keha poolest või mingid muud eeldused. Et siinkohal on täpselt seesama mõte, et tegelikult ballett on kõigile, samamoodi nagu tants on kõigile, et siin ei ole piiranguid, et sa peakski tulema ju seda tegema ja nautima. Et minu poolest on kõik oodatud, ükskõik mis tase, eeldused, välimus, mis iganes muud mõtted sul peas peaksid olema. Ballett on ikkagi kõigile samamoodi nagu kõik teised tantsustiilid, et oleme väga ühendatud ja tahame kõiki näha tantsimas. Siis kindlasti balleti kohta räägitakse palju, et see on raske ning jah, kindlasti mingil määral ongi raske, aga tegelikult mina arvan, et seda peaks nägema positiivse asjana, sellepärast, et lõppude lõpuks õpetabki ballett sulle väga palju distsipliini, töökust, seda vastupidavust, järjepidavust ja seda läheb sul vaja elus ükskõik milles, et see ei pea olema isegi ainult nagu tantsuga seotud asi, vaid need on isiksuse omadused, mis ongi olulised ja sa tahad ju neid arendada, et üldse elus kõigega toime tulla, nii et kui sa suudad balletitrennis olla järjepidev, siis sa kindlasti suudad olla ka teistes oma tegemistes järjepidev, nii et väga palju kasu tuleb balletis käimisest kindlasti sulle ellu juurde.
Ühesõnaga, miks mina arvan, et balletis võiksid absoluutselt kõik inimesed käia, on see, et esiteks ongi nagu nii-öelda universaalne tööriistakast. See annab sulle need alusteadmised ja põhibaasi, mille najal on väga hea üles ehitada kõike muud. Et kui sind huvitavadki muud tantsustiilid ja sa oledki näiteks totetantsija, kes pühendab oma tegemised näiteks džässile või ükskõik muu, mis stiilile, contemporary'le, Broadway'le, siis balleti põhi on see, mis aitab sul nendes stiilides veel rohkem särada. Et mina olen näinud ainult kasu ja positiivset arengut nendes õpilastes, kes käivad lisaks balletis, et neil tõesti on see kehakontroll olemas, see mingisugune tunnetus, kuidas oma keha kasutada, kuidas ennast presenteerida, võib-olla see üleüldine rüht, kehahoiak, need liinid, kuidas sul käed töötavad, jalad töötavad, et see tuleb sulle igal juhul nagu ainult kasuks. Ja sageli ikkagist paljud nagu tantsukompaniid ja võib-olla ka koolid nõuavadki mingit balletibaasi, ehk siis kui sa tulevikus tahaksidki näiteks edasi õppida, edasi kuskil tantsida, siis kindlasti seda väga väärtustatakse, kui sul on balletibaas olemas ja seda on näha igal pool auditionitel. See tõesti nagu torkab silma, et inimene on natuke treeninud end selles valdkonnas ja tunnetabki oma keha väga hästi. Ehk siis, kui sa tahad eelist tantsumaailmas, siis ma arvan, et ballett on kindlasti üks see koht, mis aitab sul nagu veel rohkem esile tõusta. Muidugi sa pead olema mitmekülgne igatpidi ja kõiki asju oskama, et ballett ei ole ainus, aga ta väga tugevalt ikkagist aitab sind nagu tantsijana. Jah.